lapsed, ma arvan, et keegi vananda ma võin nii öelda, sest ma olen nagu jõuluvana ja vanust on ja raha on, et aidata, nagu ingel taevast olen laskunud. Et toedata nii seksuaalhälbeid, pandeemia möllu. Ikka tean, kus seda raha paigutada nii, et õnn, armastus, ilu ja headus õitseksid. Kõige suurem üllatus on see, et ma räägin puhtas eesti keeles, sest üllatus on see ka mulle. Kui ma oma sugupuud siis uurisin, tuli välja, et minu kauged juured ulatuvad sinna Narva juurde. Ja minu vana isa nimi oli Mati Mõh. Nii, kohe räägime sellest raamatust. Ma mõtlesin, kuidas panna raamatule nimi või mis nimi. Lühidalt ja selgelt, mis iseloomustab minu südant ja minu selget ingli nägu heade silmadega. Raamatu nimi on Ma armastan teid. Punkt. Kõikiga ilmasuguse keerutamiseta. Ja seal on ka näitab, mis on mängumeelne lõbus poiss ma sisemiselt olen, eks ju. Ja mõned nõuanded nii elus, noortele, raha mõttes ja kõiges, et kui sa tahad, et sul pappi tõsta nagu, siis pane papp põrandale ja tõsta sealt põrandat nagu üles see raha ja sa tunned, kuidas raha on tõusnud kohe. See on nagu psühholoogiline nipp, eks ju. Ja kui teil on kõigil on hästi raske, siis kõik võite vabalt minu telefoninumbri üles otsida ja selle kustutada, sest niimoodi ma ka ei aita, eks ju, igat abivajat. Mul on oma motivatsioon, oma elutarkus, keda ma aitan ja kuidas. Hea inimene ei hoia halba õhku endas. See on ka üks selline, kui ma olen hea inimene, siis seda halba õhku ma oskan nagu ilusti siia maailma lasta. Nii. Õhku üldse sa tegelikult ei tunneta ega märka, kui sa argipäevas, eks ju, elada. Sa märkad seda ainult siis, kui õhk on ära rikutud.